Nii et Tucker Carlson on justkui Ben Shapiro peale täiesti ära pööranud. Sõna otseses mõttes vaimne kokkuvarisemine, väites Benist kõige meeldivamaid asju ja me hakkame sellesse süvenema. Aga draama nende kahe vahel on kestnud juba kaua. See on pikk. On ammu aeg, et me selle lahti seletaksime, sest paljuski on see metafoor sellele, mis Ameerikas toimub. Sul on see hull Tuckeri parempoolne grupp, kes üritab Ameerikat hävitada, seda demoraliseerida, rääkida, kuidas kõik on kõige hullem. Ja siis on sul Ben Shapirod, kes on kogu aeg oma väärtustele kindlaks jäänud ega ole neist kunagi taganenud. Ja need kaks pole kunagi sõbrad olnud. Ma mõtlen, kõik räägivad sellest. Ben räägib sellest. Ja on ka teisi inimesi, kes on väga selgelt öelnud, et nende kahe vahel polnud just kuigi häid suhteid, aga nüüd on see tõesti järgmisele tasemele jõudnud. Sest ma mõtlen, vaata ise, mida sina sellest arvad? Võib-olla on viimane asi, mida nad vajavad, et neile loeksid moraali inimesed, kes on ilmselgelt teenimatu privileegi saajad, nagu Ben Shapiro, kes kuidagi sattus Harvardi õigusteaduskonda. Hoolimata keskpärasest IQ-st. Kuidas see pole kunagi küsinud? Sellistel inimestel pole mingit õigust ülejäänud Ameerika noortele moraali lugeda. Selle üle, kas nad kurdavad oma selgelt langeva elatustaseme ja tuleviku väljavaadete üle või mitte. Neil pole mingit õigust seda teha, aga nad teevad seda ikkagi. Ma mõtlen, et mõelda vaid, et Tucker Carlson väitis tegelikult, et Ben Shapiro on madala IQ-ga. Tõestab taaskord ühte meie suurt veendumust siin Postagis. Kui keegi kord valetab, siis tead, et nad võivad potentsiaalselt sulle kõige kohta valetada. Ma mõtlen, et Ben Shapirod võib paljude asjadega nimetada, aga keskpärane IQ ei ole neist üks. Sa võid tema kõigi nende arvamustega mitte nõustuda. Sa võid teda paljude asjade pärast kritiseerida, aga rumalaks. Madal IQ. Ma mõtlen, see on lihtsalt Tuckerile kohatu tulla välja nii rumala ja selgelt ärritunud läbi mõtlemata argumendiga Benni vastu. Ja ta ütleb siin, et Ben Shapirol pole õigust noortega rääkida ja neile, kes ei tea, sellel on olnud ka teatav taust peale selle, et Tucker Ben on alati internetist ülitsemas ja üksteise vastu sõna võtmas ja nii edasi. Ben on hiljuti rääkinud elukalliduse tõusust ja öelnud, et noored ameeriklased peaksid ise välja mõtlema, kuidas seda endale lubada. Kuidas Ameerikas elada, sest majandus pole kunagi varem olnud nii hea, et seda teha. Ja Tucker on nagu, vabandust, sa lihtsalt ei mõista Ameerika kannatusi. Ja nüüd peate meeles pidama, kui vaadata nende inimeste konteksti, kes on väga palju vaeva näinud, et noori toetada ja Ameerikas positiivseid muutusi ellu viia. Näiteks Ben Shapiro, kes muutis olukorda, tuues Daily Wire ja konservatiivse meedia esiplaanile ajal, mil seda tühistati. Vasakult, paremalt ja keskelt. Ja siis sellised inimesed nagu Tucker Carlson, kes toetab šariaadi seadust, räägid, kui väga ta seda armastab, räägib kogu aeg, kui imeline Venemaa on, toob saatesse hullumeelseid valetajaid ja annab neile platvormi ja nii edasi. No ma ütlen, ja demoraliseerib oma publikut. Mäletate tema suurt 10 sammu plaani Ameerika päästmiseks. Kõik arvasid, et ta hakkab parteid looma, aga see oli lihtsalt udune jutt, mis ei öelnud mitte midagi. Isegi Nick Fuentes tunnistab nüüd, et Tucker Carlson hull ja et Ben Shapiro on kogu selles loos tegelikult õigus. Ja jälle, ärge muretsege, meil on palju rohkem materjali, sest see on alles väga-väga keerulise suhte algus. Aga nagu alati, Nick Fuentes on meelelahutuslik, hull, ohtlik, segane, ideoloogiliselt vale, aga naljakas. Ja seekord võib tal isegi olla midagi öelda, millel on iva sees. Isand Nick Fuentes. Nüüd, ilmselgelt me ei nõustu Ben Shapiroga paljudes asjades, aga Ben Shapiro esindab minu arvates paljusid konservatiive. Ja on palju konservatiive, kellele Trump endiselt meeldib. Ja on palju konservatiive, kes usuvad endiselt vaba turgu ja usuvad endiselt paljudesse nendesse asjadesse. Ja traditsioonilised konservatiivid ei hakka see platvorm üldse meeldima. Ja seega lühidalt öeldes ei rahulda see platvorm parempoolset baasi. Ükskõik, mida sa tahad parempoolsete inimeste kohta öelda. Kui ta räägib sellest platvormist, siis ta räägib Tucker Carlsoni liikumisest, mille eesmärk on luua uus Ameerika. See fusionistlik platvorm ei kõneta konservatiive. See ei kõneta maga inimesi. See kõnetab sellist väikest gruppi, see kõnetab näiteks Dave Smithi, see kõnetab selliseid inimesi, tead küll. Ja mulle Dave meeldib, aga see ei ole suur valijaskond. Need madala IQ-ga parempoolsed, kes on alla neelanud šariaadi seaduse, Katari, islamistliku kaose, Venemaa ja Hiina narratiivi, mis neile on peale surutud. Tead küll, sama asi, mida suruti vasakpoolsetele peale, kuni nad muutusid nii hulluks, ülimalt transi pooldajateks ja kõik see hullumeelsus, mis seal toimus. See on sama asi nende hullude madala IQ-ga parempoolsetega, eks?
on madala IQ-ga vasakpoolsed ja madala IQ-ga parempoolsed ning neid on kuidagi sama asja poolt manipuleeritud. ja see ei võida ka vasakpoolseid enda poole. See ei võida ühtegi vasakpoolset, kes usub PLM-i. See ei võida ühtegi vasakpoolset, olgu. Nii et põhimõtteliselt hakkab Nick rääkima sellest, kuidas Trump ja Tucker Carlson tegelikult inimestega ei räägi, sest nad ei räägi inimestega. Ja enamik tema vaatajatest on ilmselt praeguseks islamistide poolehoidjad ja migrandid, kes on nii elevil, et keegi tekitab Ameerikas veel rohkem kaost. Aga asi on selles, see on kestnud juba ammu, nagu me oleme öelnud, mis mulle selle juures nii huvitav tundub, on see, et kui sa vaatad edasi Tucker Carlsoni videoid ja asendad sõna Ben Shapiro Tuckeriga, sa kuuled lihtsalt, kuidas ta on frustreeritud kõige selle pärast, mida ta ise teeb. Ta nimetab Ben Shapirot ära müüdud meheks. Ta on see, kes võtab raha välismaalt ja mida iganes, kõike seda, mida me teame, et Tucker teeb, sest Tucker võtab selgelt raha Katarilt. Ma arvan, et ta on seda tegelikult mingil hetkel isegi tunnistanud. Vähema tunnistas ta, et ostis sinna maju. Ta on nendega väga tihedalt seotud ja nii edasi, aga lihtsalt vaata, kui vihaseks ta Ben Shapiro peale kogu aeg saab ja siis näeme, kuidas Ben Shapiro kritiseerib Tuckerit kogu selle kahju eest, mida ta Ameerikale teeb, mida enamik inimesi kartis välja öelda. Iraani tööriist. Ma olen kuradi episkopaallane, ma ei ole šiit. Katar on ju üks meie lähimaid liitlasi maailmas. Suurim Ameerika õhuväebaas Lähis-Idas asub Kataris. Nad on meie lähedane liitlane. Mulle meeldib, kuidas siin öeldakse, et jah, me peaksime neid toetama, sest nad on meie lähedane liitlane. Ma mõtlen, et see oli vale. Äkitselt on see nagu, sa võtad Katari raha. Ma pole kunagi sentigi võtnud. Ma pole kunagi üheltki valitsuselt sentigi võtnud. Kas sa teed nalja? Ja need on inimesed, kes tegutsevad välisriigi nimel ja ütlevad mulle, et ma olen ebapatriootlik. Ja ma püüan mitte selle peale hulluks vihastada. Aga see on raske, sest sa näed neid inimesi, tead küll Ben Shapiro või neid käsilasi, kes tulevad välja ja ründavad sind isiklikult. Sest omada. Hegisin just sel nädalal maha. Aga mis on nii vihastav on see, et ma saan 2 nädala pärast 56. Nii et ma olen seda näinud. Ma olin Iraagis. Ma ei ole. Olgu, sa oled väsitav. Mitte keegi, tõesti mitte keegi ei viitsi sind kuulata. Majandus on osa sellest. Nii et kõige rikkamatel inimestel on alati kõige rohkem mõjuvõimu. Keda sinu majandussüsteem premeerib? Kes saab kõige rikkamaks? Ja ma lihtsalt märkasin mõningate eranditega, aga väga vähestega. Inimesed, kes meie ühiskonnas kõige rikkamaks saavad, on need, kes ei loonud üldse midagi. Otsijad või lihtsalt parasiidid teiste inimeste tegevuse peal. Ja nad pole kindlasti midagi käega katsutavat teinud tsivilisatsiooni parandamiseks. See on lihtsalt kaasasündinud viga ja me ei saa paremaks, kuni me seda ei paranda. Sa ei saa elada riigis, kus Bill Ackman, kes teenib miljardeid panustades tootlike ettevõtete vastu lühikeseks müües, see mees teenib miljardeid dollareid. See pole isegi Bill Ackmani vastu, aga keegi, kellel on keskpärane intelligents, puudub loovus, kellel on kiskjalikud instinktid ja häbitunne puudub. Kui see mees lõpuks teenib miljardeid, tead, siis tuleb otsast alustada. Ja mind ei huvita, kuidas sa seda nimetad, sa oled sotsialist. See on lihtsalt nii väsitav. Sotsialist, okei, mind ei huvita, kuidas sa seda nimetad. Ja aga vahet pole, kuidas sa seda nimetad. See ei ole religioon, see on majandussüsteem. See on nii väsitav. Ja nagu Ali Jakob ütleb, miks Tucker Carlson keeldub Ben Shapiroga vaidlemas? Ben Shapiro Ameerikale, ole vait ja söö oma Oreo riisiburritosid või rohkem, kui sa väärid. Okei, see on päris säuts Tucker Carlsonilt, aga jälle, pidage meeles, kui ohtlik Tucker Carlson õnneks. Kuulake seda. Valetab selle kohta, kui kohutavalt meie lastel läheb, nagu neil oleks halvem kui ühelgi teisel lapsel ja et miski ei saa nende probleeme lahendada ning neil pole mingit vastutust. Tegelik tõde on see, et enamik sinu probleemidest on sinu enda kätes lahendatavad. Teiseks, vabadus, sest valitsus, mis on piisavalt suur, et oma tahet sinu elu igale aspektile peale suruda, on valitsus, mis on piisavalt suur, et hävitada kõik sinu vabadused ja õigused ning jah, ka sinu voorused. Meil on, kuna oleme loodud Jumala näo järgi, eraomandiõigus. Meil on sõnavabadus, meil on usuvabadus ja meil on õigus relva omada. Föderaalvalitsusel ei ole võimet ega õigus siin sinu otsuseid tühistada. Sinu valikud on olulised. Ja kui neid õigesti kasutada, teevad need maailma paremaks, sest sina tead oma pere jaoks paremini kui need inimesed. Ja lõpuks, jõud, sest me seisame silmitsi vaenlastega, kes vihkavad meie maailmavaadet. Õige, siin ta räägib kõigist Tucker Carlsoni punktidest. Peatu siin. Millest ta tegelikult räägib? Tõsiselt, mis on see päris asi? Ja kes on Ameerika Ühendriikide president? Kelle nimi? Ta ei maini seda. Mingil põhjusel kohtleb ta Ameerika Ühendriikide presidenti. Ta kohtleb teda justkui oleks ta Voldemort. Kui sa ütled tema nime, siis ta ilmub. Aga kõik, mida ta siin ütleb, mõistab hukka Ameerika Ühendriikide presidendi. Olge selles väga selged. Kui ta ütleb, et inimesed on Iraani pommitamisega tähelepanu kõrvale juhitud, siis kes pommitas Iraani? Ameerika Ühendriikide president. Kui ta ütleb, et see on tähelepanu kõrvalejuhtimine, et poisid tüdrukute spordist välja saada, siis see ei ole tähelepanu kõrvalejuhtimine. See on Ameerika Ühendriikides suur probleem, et me lõpetasime transsoolise ohu tõele ja reaalsusele. Kui ta seda ütleb, siis kes seda tegi? See oli Donald J. Trump. Ja siis ütleb ta, et ta pakub suupisteid, kui ta tahab riiki, kus inimesed ei maga tänavatel, mis muide on tavaliselt kohaliku ja osariigi tasandi probleem, kus inimesed ei saa narkootikumidest üledoosi. Ja siis ütleb ta, miks te ei saa seda peatada? Teil on USA sõjavägi. Kas teil ei ole SEAL Team 6? Mul on küsimus. Cass Tucker on selle poolt, et kasutada SEAL Team 6 Mehhiko narkokartellide vastu. Ma olen tegelikult küll. Nii et ma tahaksin teada, kas Tucker pooldab sekkumist Mehhikosse, et hävitada Mehhiko narkokartellid. Tõesti?
kas ta on, kui see on nii, siis ta peaks selle selgelt välja ütlema. Aga pane tähele, et kunagi ei pakuta lahendust. Ta ei kutsu isegi kedagi oma saatesse, et neid probleeme arutada. Ta ei räägi kunagi, kuidas neid probleeme lahendada. Sellepärast ma ütlengi, et see on demoraliseerimine. See on selleks, et panna sind tundma halvasti oma riigi suhtes, sest Tucker Carlsonilt ei tule kunagi ühtegi lahendust. Selle au pean ma Zoran Brahmdanile andma, keda ma pean üheks kõige halvemaks inimeseks Ameerika poliitilises ajaloos. Tema lahendused on täielik prügi, aga vähemalt ta pakub midagi. Tucker käib ringi ja ei paku üldse lahendusi. Taker läheb välja ja väidab, et kõik maailmas on valesti. Iga võit on tegelikult eelroog või kaotus. Ta ütleb, et eliit kasutab Iraani tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, samal ajal kui nad varastavad meie raha. Kes, mul on küsimus, kes pommitas Iraani? Miks sa ei ütle tema nime? Ütle see välja. Ma esitan sulle väljakutse. Ma esitan sulle kohe 3-kordse väljakutse. Ameerika Ühendriikide president oli see, kes andis käsu Iraani rünnakuks. Kõige edukamaks üksikuks välispoliitiliseks sammuks. õige, näed, nii ongi. Ta lihtsalt üritab tõestada. Ja jälle, siin hakkab ta rääkima, kuidas tema arvates Tucker Carlson hävitas ja reetis maga. Ma olen kindel, et sa nägid seda säutsu, mille nad postitasid. Ma arvan, et Marjorie Taylor Greene postitas esimesena pildi neist Maini majas. Ja see oli, ma arvan, et see oli Joe Kent. Thomas Massey, Joe Kent, MTG. Ja mõned nende abikaasad ka, jah. Ja siis ütles Taker, et maga reedeti. Me kõik olime reedetud. On aeg uueks suunaks. Rohkem. Homme õhtul kell 18:00. Mis sa arvad, mida me Takerilt järgmisena saame? Tema on. Ta räägib Ma arvan, et on poliitilises väga parteis. ebatõenäoline, et ta kavatseb luua päris erakond. Sest taaskord on Penny kogu teooria see, et Taker Carlsonit ei huvita tegelikult lahendused. Ta tahab lihtsalt inimesi demoraliseerida. Põhjus, miks ma arvan, et see on ebatõenäoline, on see, et see nõuab teatud hulga aega ja pingutust, mida ma ei usu, et Tucker oleks valmis sellesse panustama. Ja kolmandatel erakondadel on riigis valimised osas üsna negatiivne ajalugu. Ma mõtlen, et ta ilmselt käivitab mingisuguse Head küll. Ma arvan, et see on väga ja ma arvan, et see on äärmiselt. Ja, ilmselt nad ütlevad, et nad läksid sinna, et veenda teda kandideerima, sest nad arvasid, et see pidi olema JD ja nüüd nad ei usalda JD-d, sest nad arvavad, et JD on olnud seotud Iraani sõjaga kõigepealt, ja kui kogu see on selle nii, asjaga. mida JD Vance saab kogu oma lojaalsuse eest Tucker Carlsonile, siis see oleks päris hämmastav. No kuulge, olge nüüd. Tõsiasi on see, et asepresidendil on ilmselgelt väga lähedane suhe Tucker Carlsoniga. See on tema õigus. Tema poeg töötas kunagi tema juures, eks? Jah, Buckley töötas tema kontoris. Mul ei ole Buckley vastu midagi, olen kuulnud, et ta on tore mees. Nii et jah, see suhe on ilmselgelt üsna lähedane. Ma oleksin päris šokeeritud, kui Tucker pöörduks ümber ja siis niimoodi JD-le noa selga lööks. Ma arvan, et see oleks kummaline. Kui me asusime Kinga looma, eks? Vot, just nii. Seal see ongi. See tähendab, et ta plaanib teda reeta ja nii edasi. Vaata, see Tucker ja Penny vaheline asi on tegelikult väga lihtne mõista, kui sa saad aru, et nende vahel pole mingit sõprust. On nii palju materjali, kus inimesed sellest räägivad. Päeva lõpuks on see väga selge. See inimene, kes tegelikult üritab head teha ja on jäänud oma videotele truuks, oma vaadetele. Ja see inimene, kes on seal lihtsalt selleks, et inimesi vihastada ja ärritada ning levitada valesid ja kes läheb nii näost punaseks, et ei suuda muud teha, kui väita asju, mis on nii idiootsed. Näiteks, et tema vastased on kõik madala IQ-ga. No kuulge, ausalt öeldes. Igatahes, näete, nii ongi. See on lihtsalt osa nendest ülidest. See ulatub kaugele tagasi. See muutub aina keerulisemaks ja keerulisemaks. Ning me näeme, kuidas see areneb. Aga ma usun, et Ben Shapiro saab nüüd aru, et võitlus parempoolsete päästmise nimel on võitlus selle hullumeelse vastu, äärmusliku inimeste grupi vastu, kes on tegelikult olemuslikult Ameerika vastased šariaadi seaduse pooldajad, ühesõnaga täiesti valel poolele, kes üritavad parteid üle võtta ja ma ei usu, et see niipea vaibub. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.